Esimene siis Via Bariloche buss vist. Loodetavasti päris sellisega ma siit edasi ei sõida. Ja sõit läheb tänase päeva lõpuks peaks jõudma El Bolsoni nimeliste kohta, aga esiotsa läheb see läbi Bariloche lennujaama, kus siis teen paaditunnise peatuse. El Bolson pärast 1,5 tundi bussisõitu, 2 tundi lennujaamas ootamist ja siis veel ligi 3 tundi bussisõitu jõudsin siia kohale. Ja siin näiks, et käib mingisugune laat. Tein neile majutuskohta minekut siin väikese Tiiru pargis ei alustanud laadast ja tulin seda kuju vaatama siin. Ja keskel on tiigikene. See ongi siis see asula keskne plats. Vahva majakene siin. Ja näeb platsi teisel pool otsas ka laat käib. Laupäevane päev. Võib-olla selle pärast. No seda laata on kohe pikalt siin. Oi. Tugev wallring. Muusika lõpetatakse vahepeal ära. Teine parikene Plaza Espana. Igasugused sportlikumad laadi atraktsioonide tegemised siin. Cabanas Tunguelen. Siin kusagil peaksin siis majutama. Teine väikene apartment paistab olema. Ja täpselt samuti nagu eelmises kohas, et ülemisel kodusel siis on magamistuba. Sihuke ruum. Uus päev. Vaata, kus pikanokalised linnud siin nokivad prügi. Aga täna lähen siis alustuseks vaatekohtade pildistamise kohtade jahile. Reserva Guerra Amigo. Siin on mingisugune võdka ka, aga pühapäeva hommikul siin kedagi muidugi sees ei istu. Aga täisvadustus paistab siin olema tualettruumid ja juba osutavadki vaateplatvormidele viidad. Ja esimene vaatekoht. Fotokaamera märgiga suitsetada ei tohi, lükket teha ei tohi, aga pildistada tuleb. See on siis Mirador Sur ja näeme siin all El Bolsoni. Teine vaatekoht kannab nime Mirador Principal ja siin on suur rist püsti ja kohe suur puust platvorm ja istekohad. Natukene rohkem oli seal ronimist, et küllap mõnel on vaja istuda. Aga siin näeb nüüd linna laiema nurga alt, et ega ta nii väikene ei olegi. Ja täitsa rohelises kohas asub. Mirador Norte on siis 3. vaatekoht üsna minu öömaja taga. Ja põhimõtteliselt samad vaated, aga nüüd natukene teise kandi pealt, et näeb sealt linna siis hõredavalt asustatud otsa ja seda osa siis linnast. See on siis siin
mõndade matkaradade alguspunkt, et ei paista just väga glamuurne. Näiks, et siin kandis on mingi aeg üsna suured tulekahjud olnud, et siin on mõned puud väike metsatukakene, aga kui me siia bussiga Bolsoni poole sõitsime, siis oli ka lahmakate kauplaste põlenud, et see päris lahe siin sild üle Rio Azuli. See on üks persoon korraga. Ja siit siis saab näha jõge. Seal on üks kämping kannab ka nime Rio Azul. Või on see lihtsalt Azul. Ja alt jõe äärest ka vaade, et üle jõe mul minna ei tule. Siin on neid kämpimise kohti jõe ääres tihedasti, siin on teine pisuke kämping. Sellised majakesed. Ei paista väga asustatud hetkel olema. Eks sügis hakkab saabuma ka siin maal. No siin on väikene midapekki koht, et rada peaks siit ju nagu minema. Aga aed on ees. Või rada läheb siit aia kõrvalt õppis. Kuiga valasti. Veel üks kämping suuremat sorti, see vist juba 4 selle tee ääres, et neid ikka on nagu siin. Ja niimoodi jõe äärt mööda see jalutus kõik siin kulgeb. Teine vägev sild üle jõe, mille taha on lausa järjekord tekkinud. Mis kodanik ei lähe normaalselt üle. No nüüd juba läheb, aga vahepeal siin see seisis ja pildistas. No see järjekorras viimane meesterahvas, see lasi mu ette, sest nad tahtsin naisega veel seal pildistama ka hakata. Nii et ma tulin käppelt üle. Ja siin on tee suletud. See nooltekamp tuli mulle vastu ja hoiatas, et suletud, aga ma lihtsalt tulen ja vaatan, sest silt näitab Refugio, et kas ma näen siis selle Refugio ära. Okei, Refugio on päris kaugel vist, et minu kell näitab, et on aeg hakata tagasi pöörama. Et eks ma siis astun tagasi vaikselt. Aga see, et värav suletud tegelikult sealt Refugiole viitava sildi juurest oli üks aed ja värav ja see värav käis lahti, nii et tee ei ole suletud. Et natukene ilusaid sügisesi toone. Märtsi keskpaik. Naljakas mõelda siin sügise. Eestimaal hakkab kevad, et otse sügisest kevadesse tuleb see minek, aga näe. Jalutajaid, matkajaid tuleb veel vastu, need on tõsisemad, et seljakottidega ilmselt jäävad sinna teebima ka kuskile. Ametliku All Trailsi rajamist sinna mäkke ei roninud, selle käisin ka lõpuni ja kes ma siit eest heitsin, seesama noortepunt siin peab piknikku. Aga nüüd ots ümber ja tagasi jalutamine. Jälle silla ääres järjekord ja keegi seal kõhkles teiselt poolt siis hakata üle tulema ja mina siis vastu tulin. Ütlesin seal seisvale inimesele, et ma olen kiire ja panin sillale ja saingi käppelt üle. Et las need teised siis rahulikult seal kõhklevad ja pildistavad ja mis nad teevad. Linnast tagasi mõtlesin, et tahaks tuttavasse suurde toidupoodi nüüd natuke süüa ostma minna, aga selgus, et pühapäeva puhul ups, toidupoed on kinni. Õnneks nälga siin kannatama ei pea, sest restorane ja igasuguseid muid söögikohti on küll ja leidsin ka ühe bensuka, mille juurde kuulus väikene toidukauplus, nii et sain kõik vajalikku. Tulgu päeva lõpp ja minu Bolsoni külastuse lõpp, sisuline lõpp, maasikamaitseline.